No ega me tegelikult väga palju ei testinud, mingisugune 35 kilomeetrit umbes nii, et ja Rally Estonial jäi ju ka sõit suht varakult katki ja eelmine aasta siin esimesest katsest kaugemale ei jõudnud, et leidsime mingi truubi nurga üles ja selles mõttes, eks siin praegult viimasel ajal on kilomeetrit siin teede peal vähe, aga teed on üli kihvtid. Loomulikult võib-olla kuskilt oleks midagi näpistada, aga järelikult see on päris meie tase praegult, et kui me nagu sama aja sõitsime välja nii pimedas kui valges. Mis nagu metsa puutub, siis esmakordne oli see, et järjekord oli ju ringi pööratud ja hakkas siis veokatega ja kõige kiiremad tulid kõige lõpus, et see pimedus, kui algus kartsime, et võib tolm jääda segama, korraldaja andis 10 autole lõpus 2 minutit, siis tolmu probleemi ei olnud, aga oli hoopis tohutu uduprobleem, mis pimedas tuledega on nagu sein ees ja ülikeeruline oli, et nii väheste kilomeetritega, et no ma arvan, kui ma natuke oleksin rohkem hakanud kuhugi poole punnima, et siis homme lihtsalt ei oleks sõitnud, et selles mõttes me võtsime kohe sellise joone, et igal juhul saaks tervelt lõpuni ja et saaks ikka homme võidusõit. Jaa, ralliga jäime lõppkokkuvõttes väga rahule, et ega see noor Solberg seda meile lihtsaks ei teinud, et teada on ju, et me oleme ikkagi rohkem pühapäevasõitjad ja pool pensionieas, et oli meil korralik spordipäev ja pidime ikka kõvasti punnima, et aga ühes tempos püsida, aga ei, vägev. Ei, selles mõttes selle meie kilomeetrite peale ja sellise sõitmise peale, palju me sõidame, see on selgelt, et me juba tegelikult sõitsime üle oma kindlustunde, et kuidagi ei tahtnud ära anda seda võitu ja reaalselt pingutasime, et jah, natuke läks üle ääre, aga ütleme nii, et rallis ikka käiakse natuke üle ääre. Selle auto piirid on ikkagi mitme kurvi peal vaatad, et oleks võinud palju kiiremini, aga no eks kuskil on jälle oleneb sellest legendist ka juba natuke hoogu üle ääre üle ja siis oledki üle ääre. Aga ei, üldiselt on tunne hea. Ja katsed olid väga ägedad ja see, et nüüd täna lõunapausile anti 2 minutit, see oli muidugi ainuõige otsus, sest et ees on ikkagi autod kiired ja hood on suured ja isegi 2 minutiga viimase katse peal olime päris kõvasti tolmus, et ma ei kujuta ette, mis minutiga oleks saanud. Et väga, aga muidu väga kihvtid katsed, väga hästi organiseeritud ja suured tänud Gabrielile. Kindlasti tahaks suured tänusõnad öelda veel kord jällegi tiimile, et perfektne töö, et ma olen kindel, et tehase tiimidele millegagi alla ei jääda, et niisugust autot runnida, see käib neil mööda minnes.